Nii, korjasin täna üles oma tomatillod. See vihma sajab ja seetõttu ma nagu saagi koristamise ajal neid kaamerat nagu käima ei pannud. Aga praegu ma neid puhastan neid. Ja nüüd näete siis, mismoodi see tomatillo saak välja näeb. Tomatillod on jah, sellised tomatilaadsed viljad. Kuuluvad ka maavitsaliste sugukonda ja nagu kartul ja tomat. Põhimõtteliselt on tegemist Mehhiko füüseriga. Ja need viljad jah, on siukse kesta sees, kest süüa ei kõlba. See vilja sees on nagu natukene siukse vaha ja kirmega või natuke kleepuva kirmega. Et põhimõtteliselt selle kesta sees nad võivad säilida paar nädalat. Aga mul on plaanis nad kohe nagu ära teha, seetõttu ei ole mul sellest säilimusest suurt lugu. Puhastan nad praegu ära ja siis teen salsa verdeks. Tomatilla on suhteliselt soojalembene taim. Põhimõtteliselt ta kasvab ka suhteliselt pikalt ja võib anda pikalt saaki, aga meil on siin juba öökülmad üle käinud ja minul olid need katteloori all. Katteloor neid säästis. Katteloori all nad pidasid isegi üllatavalt vastu, aga ütleme, osa vilju on siin ikkagi juba nagu vanaks läinud ja tuksi läinud, et ma loodan, nendest äkki saab nagu seenet. Selle kuue taime kohta, mis mul see aasta nagu kasvamas olid, on ikkagi selline päris korralik saak. See vist on, kaalub siin tunde järgi 6 kilo või. Loodan, et tänavu valmis kasvanud saagist saadud seenest saab järgmine aasta kiiremini taimed kasvama. See aasta jah, ei tahtnud nad alguses hästi idaneda, et ma pidin paar korda enne külvama, enne kui ma üldse mingid taimed sain, aga võib-olla oli tegemist sellega ka, et ta ikkagi tahtis idanemiseks saada palju soojemat temperatuuri, kui ma alguses pakkusin. Et ma alguses lootsin, et piisab võib-olla mingist 23 kraadist, aga idanema läksid nad alles siis, kui ma andsin neile mingi 28 või 30 kraadi ringis temperatuure. Aga kaua need seened seal enne Eestisse toimetamist seisnud olid, et neid internetiseeneid kunagi ei tea. Pimedaks läheb juba. Kõige pimedamad ja koledamad ajad on käes. Ega siin meelelt enam õues filmida ei saa. Et ega see praegu ei ole nagu esimene saak. Ma olen peotäite kaupa seda tomatillot jaganud siin oma tuttavatele. Ega ise nagu tarvitanud ja paar seda
vilja võtsin ka nagu seemneks, et oleks niisugust ilusat ja värskelt alla varisenud vilja, et saaks kvaliteetset seemet. Et see seeme, mis ma loodan äkki saada nendest, see kindlasti ei ole nii kvaliteetne kui nendest täiesti ideaalsetest tomatilladest võetud seeme, mis sai võetud esimestest alla varisenud viljadest. Nii, ja ongi kõik. Siuke kuhi tuli siis kraami, mis on juba ära viskamiseks. No vot, ämbritäiest tomatilladest tuli ämbritäis sodi ja teine ämbritäis siis tomatillasid. Okei, see on tänaseks kõik.